Tere tulemast vaatama ja kuulama hoolimise lauanurga järgmist saadet. See saade on number 3 ja saade keskendub õpetajatele. Täpsemalt õpetajatele, kes tegelevad igapäevaselt koolis erivajadustega noortega. Mina olen Gert Valdaru, töötan igapäevaselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhina. Täna aga olen ma kutsunud endaga hoolimise lauanurka 2 väga toredat ja ägedat õpetajat. Liis Reier, tere! Aitäh kutsumast! Tea Vallimäe, tere! Tervist! Liis, sina tuled Prantsuse Lütseumist. Jaa, ma olen Tallinna Prantsuse Lütseumi sotsiaal- ja kunstiainete õpetaja ja kaasava hariduse koordinaator. Ja Tea on minu pikaaegne kolleeg ja sina tuled? Mina tulen Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest ja ametitiitel on vanemõpetaja. Väga meeldiv. Ma siis räägin teile lühidalt, et kuhu te sattunud olete. Te olete sattunud saatesse, mis on siis videopodcast Hoolimise lauanurk. Ja selle saate üks idee autorid on Remi Gregori Sasi, kes on lõpetanud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse. Ja seal õppides tuli Remi nii minu kui ka teiste osade õpetajate juurde ja rääkis, et võiks olla üks äge podcast, mis räägib siis toevajadustega noortest ja ka elust Astangul. Ja kui Remi ära lõpetas, siis see idee jäi küpsema ja Remi tuli uuesti selle ideega välja ja me mõtlesime seda formaati, kuidas teha ja me leidsime siis võimaluse siin koos Tervise taskuga see podcast ellu kutsuda ja kõige ägedam on selle juures see, et Remi ise on selle saate projektijuht. Nii et te olete saatnud sellise saatesse. Aga see ei ole veel kõik. Selle saate pealkirjas on lauanurk. See peaks viitama sellele, et me ei aja siin ümarat juttu. Me räägime päris juttu. Me räägime sellist juttu, nagu elu on. Elu ei ole ümar. Elul on sellised hetki, kus sa lööd varba vastu lauanurka ära või võib olla väga dramaatilisi hetki, kus sa lausa kukud vastu lauanurka ja see tõenäoliselt lõpeb siis õmblemisega. Ehk siis teile, palun täna ka rääkige nii, nagu elu on. Rääkige päriselt. Ärge keerutage, ärge võtke vestlustes kurve, vaid rääkige otse. Sest see on hoolimise lauanurk ja seda me soovime hoida oma nagu sellise saate iseloomu joonena. Nii et tundke ennast vabalt, nautige seda toredat vestlusringi ja räägime siis täna, jah? Täna räägime siis, millest me räägime õpetajatest, räägime sellest, kuidas õpetajad ja teie siis, mida te tunnete igapäevaselt koolis, millised on teie peamised suuremad väljakutsed, milliseid nippe ja võtteid te võib-olla kasutate, et toevajadusega noori aidata, milliseid murekohti te näete, millised on teie rõõmud ja vaatame ka siis lõpuks sinna, et mis võiks olla need peamised asjad, mida praegu koolis ja ühiskonnas võiks muuta, et toevajadustega noorte elu muutuks paremaks. Aga enne veel, kui läheme vestlusringi juurde, vaatame ära sissejuhatava videolõigu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse noorsootöötaja Jan Pillaviga, kes räägib oma loo sellest, kuidas tema on kokku puutunud õpetajaga ja mida tema arvab õpetajatest. Tead, on olemas, kui sa poodi lähed, on sellised maitseainepakid, mis on nagu assortii, kus on kokku pandud siis erinevad terakesed ühte pudelisse, et siis käänad seda või sinna maitseaine eraldisse käänad seda ja siis tuleb sealt siuke segu. Et seal mõni päev on natuke chillit, mõni päev natuke suhkrut ja mõni päev seda kolmandat, mis sa mainisid, et seal on
seal on kindlasti ja seal on veel lisaks nendele eelmainitutele, et see ei piirdu ainult 3, seal on tegelikult hulganisti veel maitseid sees, aga nad ei tule sealt kõik korraga välja, sest et noh, ühe roa peale ju suhkrut ja soola korraga ei pane, et seal peab väga hoolikalt valima, mida millal välja nii-öelda lasta. Minu võib-olla esimene lapsepõlve mälestus oli selline, et ma päris täpselt ei saanud aru, et ma olin nagu kuulnud mingeid lugusid, ma teadsin, et selline indiviid, selline isik on olemas, aga ma päris täpselt ikkagi ei teadnud ja ma hakkasin paremini taipama siis, kui ma oma elu ihusilmaga olin nad ära näinud ja sain aru, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja miks nad teevad. Ega ma tegelikult ka siis päris hästi aru ei saanud, aga vähemalt mul tekkis mingisugune aimdus. Aga minu esimene mälestus oli selline, et ei osanudki, mitte mingit aimu ei olnud, ei osanud mitte midagi ette oodata, olin selline nagu tühi leht, et üllatage mind, palun. Eks see sõltub jällegi taas igast indiviidist, kõik märkavad erinevaid asju, aga ma arvan, et no ühe asjana kindlasti otsitakse kohti, kus ta eksib, sest see on nagu hea võrdlusmoment, et näed, juhtus siis selline lugu, et ka tema eksis, et see on kindlasti üks koht. Aga võib-olla otsitakse nagu sellist teatavat, teisest küljest ka teatavat tuge või teatavat, kust kohast nagu saada mingi tugi, saada aru asjadest, et kui mina täpselt ei taipa, keegi peaks ju selle asja lahti selgitama ja vot tema oskab selgitada. See on nagu väga keeruline küsimus selle koha pealt. Ma arvan, et ta ei peakski kedagi päästma, me peaksime olema ühiskonna mastaabis, nüüd kui räägime, me võiksime olla juba selliselt tegelikult häälestatud, et aitäh, me ütleme nagu enesest mõistetavalt, et ei olegi vaja kedagi päästa, et juba see, et me tuleme kodunt välja ja teeme kõik oma ülesannet ja üritame kuidagi maailmale kasulikud olla, juba see on tegelikult iseenesest tänu väärt. Et ma ütlen praegu, et mitte kedagi peaks päästma, et tänu on ta nagunii juba ära välja teeninud. See on mingi selline, meil on nagu loodud selline pilt nendest inimestest kuidagi läbi aja või see ongi, eks tegelikult tal ongi vastuseid võib-olla rohkem kui kellel iganes tavalisel tavainimesel, tavakodanikul, aga meil on nagu aegade algusest saadik loodud selline arusaam, selline pilt, et nemad teavad, nemad on nagu justkui omandanud mingid suuremad teadmiste pagasid ja kelle käest sa siis veel küsid, kui mitte tema käest. Päeva lõpuks on ta täiesti tavaline inimene, nagu tegelikult me kõik oleme. Lihtsalt on mingid valdkonnad, kus tema oskused ja tema teadmised on minu selle valdkonna teadmistest oluliselt suuremad ja oluliselt kõrgemal. Et vastasel juhul ei saaks seda suhet nii-öelda tekkida, mis peab temaga tekkima. Aitäh Jannile, Astangu Kutserevolutsiooni Keskuse noorsootöötajale. Head Tea ja Liis, et kuidas see Janni iseloomustus õpetajast kõnetas teid? Mis enam sellest Janni välja toodud teid kõnetas? No mina küll ei tunne, et ma kõike tean. Ja ma ütlen seda alati ka õpilastele, et õpetaja ei ole nagu selline, kes teab kõike. Et meil kõigil on lihtsalt oma pädevused mingis valdkonnas ja mina saan õpetada seda pädevust, milles mina olen tugevam. Aga mis sina arvad, et kust ta tuleb see, et just eeldatakse, et õpetajal on kõigile küsimustele vastused, kõigile probleemidele lahendused? Kust ta tuleb? Ajaloost. Ma arvan, et see tuleb sellest, et kuna õpetaja õpetab või räägib iga aasta ühte seda sama juttu 10 korda, 100 korda ja 50 korda, siis ongi nii, et tal see, millest ta räägib, on nii hästi selge. Ja see annab meile jälle viite ühele väga nagu heale saladusele, et mida rohkem sa teistele millestki räägid või mida rohkem sa midagi õpetad teistele, et seda paremini see sulle endale selgeks saab. Mis omakorda näitab, et mida rohkem õpilased seda nippi kasutaksid, eks, et teistele midagi õpetaksid või näitaksid, seda paremini nad ka selle asja selgeks saaksid. Kas oli midagi veel, Liis, mis sind kõnetas Janni ütlustes?
võib-olla kõige paremini jäi meelde see maitseainete osa, et suhkur, sool ja tšilli ja ta leidis muidugi hea lahenduse, et sa peadki igal puhul poetama kübekese midagi, mis just parajasti puudu on, aga kui mina oleksin pidanud nagu rangelt valima ühe, siis ma oleks ilmselt öelnud sool. Miks? Võib-olla jällegi ajaloo pärast, et maasool ja et õpetajat on ikkagi võrreldud selle kujundiga või selle kujundi kaudu nagu iseloomustatud, aga et sool on mu meelest midagi, mis on nagu möödapääsmatu, et suhkur ja tšilli võib-olla võib kõrvale jätta, aga sool on vajalik. Aga mingid hetked kooli, ma ei tea siis aasta jooksul, kus on nagu tunned, et ikkagi see on nüüd see, kus ma olen suhkur või tšilli? Soolast sa rääkisid? Ei no muidugi, suhkur on ikkagi mesi ja kook ja kiitus ja pai. Et seda on loomulikult ka vaja. Ja tšilli on jälle see, et mõnikord tuleb teha nägu, et sa ei ole rahul. Tea, mis maitseaine sina oled enim? Mind väga kõnetas see Liisi soolajutt. Aga ei, ma ühte konkreetset ma ei suudaks ka valida. Et see on ikkagi iga päev erinev, iga õpilasega võib-olla erinev, et ja ma võib-olla selle tšilliga isegi, see ei ole alati nagu, et sa pead kuri olema või midagi, et see on nagu see vürts või see midagi, mis elavdab võib-olla seda õppimist, et võib-olla see pool rohkem, et ma seda kibedat tšilli poolt nagu nii väga ei armasta. Okay. Ma arvan, et meie saate vaatajad ja kuulajad kindlasti tahaksid teist rohkem teada. Kuidas on siis nii juhtunud nüüd, et olete siin hoolimise lauanurgas, istute minuga ja me vestleme õpetajatest, kes tegelevad toevajadustega noortega. Liis, milline on sinu selline töökaar siis olnud, et sa oled jõudnud täna siia vestlusringi, või siis, et sa oled täna just koolis sellel ametikohal, kus sa oled? Ma siis hakkan sellest peale, et kus ma täna olen ja siis võib-olla sinna, kuidas ma jõudsin. Praegu ma töötan tõesti Tallinna Prantsuse Lütseumis ja olen õpetaja, sotsiaal- ja kunstiainete õpetaja, aga poole kohaga olen ka kaasava hariduse koordinaator ja meie koolis on niisugune ametinimetus, aga seaduse järgi tähendab see HEFCOT ehk siis hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaatorit. Ja kuidas ma selleni jõudsin? Kuidagi väga loomulik minu meelest oli see teekond, et ma olin päris kaua aega õpetajana töötanud ja siis 2014 sattusin või otsustasin kandideerida Võsu kooli direktori ametikohale. Ja sellistes väikestes koolides kipub ikka olema niimoodi, et pole lihtsalt võimalusi ja vahendeid kõikvõimalike seadusega nõutud ametikohtade täitmiseks ja sellepärast siis minul ka tuli olla samal ajal väga-väga-väga mitmes rollis ja teiste hulgas siis ka see HEFCO roll kanda. Ja mind hakkas lihtsalt tohutult huvitama ja pärast seda Võsu kooli kogemust sattusin ma üsna põgusalt töötama ka Astangule. Meie mäletame sind siiani, see oli väga helge ja see kogemus mitte ei vähendanud, vaid süvendas minu tunnet, et erivajaduste või ütleme üldse erisuste peale mõtlemine on hästi oluline ja kummalisel kombel siis Lütseumi koolijuht tegi mulle umbes siis 7 aastat tagasi ettepaneku, et seal koolis ka võtta see roll enda kanda. Ja minu käest väga sageli küsitakse, et kuidas teie koolis siis, et mis sul seal üldse teha on. Aga tegelikult ju me teame kõik, et me ise oleme kohati erilised ja kõik inimesed on ikkagi erilised ja eriliste vajadustega ja et igal pool on vaja seda märgata. Ja. Selge. Aitäh. Tea.
Mina tulin Astangule 15 aastat tagasi täitsa puhta lehena, otse töömaailmast, ilma mingi õpetaja kogemuseta. Tulin ja olen siiamaani. Et no selle aja sisse on jäänud see, et ma sain aru, et ilma hariduseta selles valdkonnas ei ole võimalik olla nii hea õpetaja, kui ma tahaks. Nii et ma omandasin töö kõrvalt kõrghariduse, bakalaureuse ja siis ma sain aru, et see kutsepedagoogika, mida ma õppisin, et selle järgmine tase ei annaks mulle nii palju ja ma õppisin juurde eesti keele kui teise keele õpetajaks magistratuuris, et teha oma õpetajatööd siis paremini. Ja praegu ma annangi siis põhikohaga ikkagi pagaritele tunde, abipagaritele, aga samas see eesti keel kui teine keel kutsub mind ka väga ja ma õpetan siis kultuuri ja ühiskonda Astangul rühmale, kes siis õpib eesti keelt. Aitäh! Mis hetkel te tundsite oma sellises töökarjääris siis, et see teema on minu teema? Toetada, aidata, abistada, õpetada erivajadusega noori haridussüsteemis. Mäletate seda hetke? No selles mõttes, et minu meelest ei ole väga vahet, keda ma õpetan, nagu Liis ütles, me kõik oleme erilised. Et nagu, kui sulle meeldib õpetada, siis seal päriselt ei ole vahet. Või noh, tegelikult võib-olla nagu on, mulle meeldib rohkem õpetada erivajadusega õpilasi kui tavalisi, ma arvan. Miks? See on põnevam. See on väljakutseid pakkuvam. Et väljakutse on suurem? Jah. Et nagu me Astangul räägime, et igas noores on see valguskiir, mis tuleb kätte saada tast. Raudselt. Või siis üks minu lemmik räpparit Tupacil on üks ilus luuletus, mis räägib sellest, kuidas betoonipraost on võimalik roosil sirguda. Ja ma ise vaatan ka meie õpilasi ja siis ma ütlen, et me olemegi see võib-olla see betoonipragu, kus õpilane peab väga palju pingutama, et sealt läbi suruda ja õpetajad peavad palju aitama. Aga see on võimalik. On võimalik roosil sirguda betoonipraost. Liis, sa said nüüd mõelda natuke, kas sa leidsid selle hetke, kus sa ütlesid, et võt siin on nüüd see koht, et kus mina tahan ka tulevikus töötada, õpetada just toevajadusega noori? No ei, sellist hetke ikkagi ei ole, et nii nagu enne ütlesin, et Võsul võib-olla siis ma hakkasin üleüldse märkama, et kõikidega ei saa tegeleda päris ühtemoodi, et ma hakkasin seda nagu rohkem märkama või tähele panema. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et kuidagi tuleb koolis õpetajatel aidata igast inimesest välja võluda see parim mina, et see on võib-olla juba klišee või selline kulunud kujund, aga et tegelikult on ju ime see, kui inimene avastab mingeid uusi asju, mida ta suudab teha ja millega ta hakkama saab. Ja sellepärast minu jaoks ongi üks kõige olulisem võti võib-olla inimestele ära näidata või aidata tal ära tunda see, et mis mul tuli välja, mis mul tuli hästi välja, et mitte niivõrd kogu aeg keskenduda sellele, et millega sa hakkama ei saa ja mis sul välja ei tule või et nüüd seda me peame hullult hakkama harjutama, vaid näitama neid kohti, mis tulevad välja ja see annab selle kogemuse, et otsida uuesti seda tunnet, et mida see tähendab, et ma saan hakkama. Räägiks korra lahti selle erivajaduste suure spektri. Et me oleme siin eelnevates saadetes seda nagu rääkinud ja ma nagu ise nagu kohati tajun, et vesteldes erinevate spetsialistide, juhtidega,
tööandjatega, et me kipume erivajadust kui sellist nägema väga universaalselt. Et on erivajadus, see on see erivajadus. Et erivajadusega inimesed on kõik ühesugused. Et me küll oleme harjunud nagu rääkima sellest, et inimesed kõik on erinevad oma tugevuste ja nõrkustega, aga siis, kui me sealt läheme edasi, et räägime erivajadustega, siis on kõik ühesugused. Et ma küsingi kui sa saaksid iseloomustada või välja tuua nüüd, et milliste erivajadustega noortega sina tegeled Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses? No järjest rohkem tõenäoliselt vaimse tervise probleemidega noortega, et no loomulikult aktiivsustähelepanuhäire ja hüperaktiivsus, intellektipuudega noored. Varasemalt on olnud hästi palju kuulmislangusega õpilasi, mida hetkel on vähem. Ma arvan, et füüsilist puuet on minu erialal nüüd muidugi tunduvalt harvem ette tulnud, et pigem nii. Noh, jällegi ma tulen korra tagasi selle juurde, et mina töötan tavalises koolis. Aga sellegi poolest spekter on ju hästi lai, et ma alustaks võib-olla kõigepealt sellest, et viimasel ajal tohutult süvenevad sellised tähelepanu- ja keskendumisraskused, et inimesed, õpilased siis on koolis, kellel on väga-väga raske üldse nagu tunnis kaasa mõelda või tunni teemasse süveneda. Ja ma näen, et üks põhjus loomulikult ongi see nutimaailm ja nutiseadmed, mis seda aju niimoodi võib-olla reguleerivad, et tähelepanu tagasi toomine mingitelt mängudelt ja vahetunni tegevustelt on hästi raske. Teine hästi suur nagu ampluaa erinevusi tuleneb sellest, et kui kiiresti inimesed suudavad selle või teise teemaga tegeleda, et meie koolis ma võin välja tuua, et mõned on ääretult kiired aibuga ja kohe reageerivad, kohe hakkavad tööle ja teised jälle väga-väga aeglased ja et sinna vahele jääb ju tohutu suur seltskond, kes kõik on erinevad. Ja lisaks veel, mis viimasel ajal on juurde tulnud noored, kellega ma tegelen, näiteks kas või erinevad söömishäired, et see on ju terviseprobleem, isegi et vaimse tervise probleem ja iga juhtum on absoluutselt erinev ja iga juhtumi põhjused ja lahendused on täiesti erinevad. Ja nii nagu Tea ütles, aktiivsustähelepanuhäire, ma ei tea, autismispektri häired, siis kõikvõimalikud isegi sotsiaalsed küsimused, sotsiaalsed probleemid, et näiteks perekonna probleemid võivad tekitada erivajadust. Et ütleme nii, et laps, kelle pere või vanemad on hiljuti lahutanud, eks ju, et see kuidagi paistab välja ja ta hakkab teistmoodi käituma. Et see kindlasti paistab välja ja see kindlasti mõjutab teda, et ta ei suuda enam nii palju kooliasjadele mõelda, sest need ongi tühisemad tema elus sellel hetkel, kui tema peres on mingid keerulised ajad. Nii nagu Liis ütles ka, et see traumakogemus, seda on ka tegelikult hästi palju. Et maailm on väga keeruline ja need lood, mis need noorte selja taga on, võivad olla meie jaoks täiesti müstilised, et ta ei saagi keskenduda õppimisele, et ta peab kõigepealt lahendama need asjad ära. Ja tihti mõtledki, et ma pean teda imetlema hoopis, et ta sellisest taustast nii-öelda tulnuna ja et ta tuleb ja et ta teeb ja et ta tahab ja et ta osaleb, eks ju, et see on hästi tehtud. Et just selle arusaamine nagu niisugustest asjadest arusaamine, et kui õpetajad märkavad ja teavad, et see tegelikult aitab väga toetada ka neid õpilasi selles olukorras, kui nad on sattunud võib-olla raskustesse, jah. Liis, sa rääkisid praegu nii avatud kaartidega Prantsuse lütseumist, mis on siis Eesti mõistes
selline ikkagi väga nagu, ma ei tea, edumeelne kool või kui nii saab kooli kohta öelda, kui me räägime tulemuste põhiselt, edumeelne tulemuste põhiselt. Kool on tunduvalt rohkem kui ainult eksami tulemused. Aga kas sa tajud, et ühiskonnas on toimunud ka selline nagu muutus, et ka väga nagu siis edule pühendanud koolid ütlevad ausalt välja, et ka neil on erivajadusega inimesi, või on jätkuvalt ühiskonnas ka selliseid koole, kus öeldakse, et oi, meil küll toevajadusega noori koolis ei ole, kuigi mõnigi neist on tulnud pärast Astangule õppima ja siis me oleme tuvastanud, et jah, ta ei olegi mingit seal koolis mingit tuge saanud, sest et kool ütleb, et neil pole seda teemat, neil ei ole toevajadusega noori. Ma päris niimoodi ei oska öelda, kas keegi suudab eitada, et vähemalt minu silmis või minul ei ole õnnestunud selliste inimestega kohtuda, kes eitaksid, et neil ei ole ühtegi toevajadust või ütlevad, et neil ei ole ühtegi toevajadusega inimest. Võib-olla minu ringkond ka, et kellega ma suhtlen, on rohkem minu sarnased ja me tihtipeale ikkagi vahetame mõtteid või arutame selle üle, et missugused probleemid on need, mis on võib-olla siis pakilisemad praegu ja aktuaalsemad. Aga ma arvan, et kooli headus ja isegi tulemused sõltuvad väga palju sellest, et kui palju me suudame kõigepealt iseendale ausalt otsa vaadata, tunnistada ja siis selle põhjal ka tegutseda, eks ju, et tegelikult edu sõltubki ju sellest, et kui palju me suudame igaühte tema vajaduste põhjal aidata ja et isegi kas või see, et nagu ma enne ütlesin, et meil on mõned õpilased ju, kes on väga kiired ja väga ütleme siis ambitsioonikad ja väga tegusad, eks ju, et nendele on ka vaja omas tempos võimaldada õppimist ja tuge, sest et vastasel korral neil hakkab igav ja nemad hakkavad teisi seal oma, ma ei tea, tegevustega kiusama. Selge, me rääkisime, tahad sa teha lisada midagi? Lihtsalt, et ka selline akadeemiline ülivõimekus vajab ju ka tegelikult tuge, et see ei ole nii, et ainult nagu üks ots vajab või tegelikult on teine täpselt samamoodi. Et selleks, et tema saaks areneda, vajab tema ka ekstra asju, et me teeks. Sa võid olla akadeemiliselt väga võimekas, aga sotsiaalselt mitte. Mis iganes võib seal taga olla. Aru jah, et ta nii on, et me ütleme, meil igal ühel on mingi nurga alt eripära või erivajadus on, et eks me küsimus ongi, et kas me oleme suutnud elu elama selle kiuksuga, nagu siis võib ühelt poolt nagu öelda. Me rääkisime praegu sellest, et erivajadus on väga lai, et see ei ole üks universaalne asi. Kui nüüd te vaatate omale pikale õpetajakarjäärile tagasi, mis te nagu ütleksite, millised on need oskused ja teadmised, peamised oskused ja teadmised õpetajale, mis aitavad siis igapäeva töös hakkama saama? Ma võin alustada sellest, et minu meelest Maria Montessori on väga hästi selle mõelnud või sõnastanud, et just tähelepanelikkus ja märkamine, et see õpetajana aitab sind võib-olla kõige rohkem, et sa ei pea sahmerdama, tuuseldama ja kogu aeg õudselt tegutsema, et sa pead pigem jälgima, vaatama, vaatlema, märkama, kuulama ja oskama küsida. Ja siis sa saad teada ja siis sa saad ka aidata. Väga ühinen sellega, mis Liis rääkis, et seda märkamist ja seda kuulmist ja seda võib-olla toetaks see, et kui sul on eelteadmised, et mida või kus sa võiksid märgata, et see ikkagi selline võib-olla eripedagoogiline mingid alused, et need on nagu hea, kui sa omad. Nii, mitte väga ammu ülikoolis käinuna, ma tean, et mind toetas väga selline aine nagu uurimuste alused, mida kõik ütlesid, et kuidas see saab nagu sind toetada, aga tegelikult
kui sa tuvastad selle probleemi ja sul ei ole oskusi nagu selle probleemiga edasi minna, et aga sul on nagu teadmist, et sa, mis on järgmised sammud selle lahendamiseks ja kuidas sa saad minna, et see kindlasti mind toetas. Ma arvan, et see toetaks ka teisi, kui nagu mõtestada see rohkem lahti. Ja kõige viimasena, minu viimane hariduse omandamine, et lõimitud aine- ja keeleõppe alased teadmised on kõikidele õpetajatele ja nagu kõikides valdkondades nagu ülioluline. Et ma ei tea, ma teeks selle kohustuslikuks. Palun laienda seda, et miks ta on oluline? Sellepärast, et selle meetodi juures õpetatakse, kuidas toetada aine õpetamist ja keele õpetamist ja võetakse see juppideks, see õpetamine ja pakutakse erinevaid nii-öelda tellinguid sinna kõrvale, et kuidas sa saaks ühte või teist omandada. Ja seal on nagu nii palju erinevaid etappe ja meetodeid, kuidas seda teha, et enne kui ma seda õppima läksin, ma ei olnud selle peale niiviisi mõelnud. Ja seal see põhimõtteliselt lusikaga söödeti mulle sisse, et vaat nii saab. Ja see oli nagu tõsine aha-elamus. Ja ma võib-olla sekundeerin Teale selles mõttes, et keel on ju see põhivahend, mille kaudu me õpime ja õpetame ja ma olen märganud lihtsalt see, kui Tea on nüüd ülikoolis just käinud ja õppinud, siis mina oma kogemuse põhjalt ütlen, et tegelikult noorte keeleline võimekus on jäänud isegi emakeeles natukene väiksemaks, kui ta oli mõnda aega tagasi ja et need keeleküsimused vajavad järjest rohkem tähelepanu, et iga mõiste vajab seletamist, aga kui mõiste on nagu arusaadav ja selge, siis see viib sind nagu paremini ka teadmiseni, et tegelikult see keele kaudu õpetamine ju meil kogu aeg käibki. Ma arvan, et võimegi ette võtta eraldi ploki õpetamisest ja õpetamise meetoditest, aga enne veel, kui seda teeme, siis lasen ka teil natuke puhata ja kuulata ja vaadata uuesti ühte videolõiku. Seekord meie enda saate idee autor, üks idee autoritest ja projektijuht Remi käis kohtumas Tartus, Tartu Maasingu koolis oma endise õpetajaga ja uuris ka tema käest õpetamise võlu, valu ja erinevaid õpetamise nippe ja olulisust. Vaatame nüüd korra seda. Milliste erivajadustega õpilastega te igapäevaselt töötate? Mina töötan autismispektri häiretega lastega, liitpuudega lastega ja emotsionaalse traumakogemuse lastega. Milline koolitus või haridus on vajalik, et töötada erivajadustega õpilastega? No kindlasti ülikooli haridus. Ilma selleta vist ei tee küll midagi sellises koolis. Ja plussiks on siin kindlasti ka igasugused koolitused. Tänapäeval pakutakse väga mitmekülgseid koolitusi, on koolitusfirmasid, pakuvad samuti ülikoolid, et sellised täiendkoolitused on väga, ma arvan, lisaks ja plussiks kõigile. Kuidas toimub koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega? Koostöö peab olema, sest muidu ei tuleks sellest midagi välja. Kahjuks on koolis meil ikkagi väga vähe spetsialiste. Oleks vaja neid spetsialiste tunduvalt rohkem. Aga töö nendega käib. Väljakutse on võib-olla see, et meil oleks vaja kõigepealt ruumipuudus. Meil oleks vaja uut koolimaja. Et kõik meie nurgatagused on ära sätitud, et õpilastel oleks vaja tegelikult rohkem liikumisruumi, vaba aja veetmisruumi, samuti õue oleks vaja, staadionit oleks vaja. Et meie vana kooli direktor oli selles suhtes heade mõtetega, et üks hea erivajadustega kool võikski olla juba lasteaiaga alustada, olla põhikool edasi, sinna juurde võiks kuuluda huvikool ja edasi siis ka gümnaasium ja mingisugused kutsevalikud. Ja me ikkagi käime ja tihti on ka nii, et õpilased ise leiavad kas oma isa või ema või perekonnas kellele minna siis töövarjuks.
aga tegelikult jällegi võiks neid olla palju rohkem, neid pakkumisi ja käimisi. Milliseid õppevahendid on teie töös kõige kasulikumad? Ma arvan, et sellised näitvahendid meie lastele vist hästi sobivad. Et kui neil on ikka midagi nagu käega katsuda, vaadata, et kas olgu see siis mingi puuleht või seen või sammal või samblik, aga kui ta seda näeb ja pärast on veel õppekäik kuskile samuti metsa alla ja ta selle ära tunneb, siis ma arvan, et sellised või tunniski kas või, et ma just Astangul väga palju näen seda just vanema ja nii-öelda õpetaja koostööd, et kas masingus on ka see vanema ja õpetaja koostöö nagu tihe? See on väga tähtis. Ilma selleta nagu ei kujutagi ette, et siis juba jääks midagi lonkama meil, et lapsevanem või lapsevanematega koostöö on väga, väga vajalik. Kuidas kohandate õppetööd vastavalt iga õpilase vajadusele? Siin tulebki arvestada seda, et milline on selle lapse eripära, tema tugevused, tema nõrkused, kas on vaja talle lisaaega anda, kas on temaga natuke vaja individuaalselt rääkida millegist, tempot maha võtta, võib-olla on see tekst vaja natukene lühendada, et individuaalne töö väga. Oleme tagasi stuudios. Aitäh Remile ja Remi pikaaegsele õpetajale Herbert Maasingu koolist. Nüüd, kui siit jätkatagi seda intervjuud, mida Remi läbi viis oma õpetajaga, et milline on teie hinnangul see vajalik keskkond, füüsiline keskkond, vaimne keskkond õpilasele ja ka õpetajale, et toevajadusega noor kasvaks ja areneks seal? Mitmekülgne, et on nii võimalust olla vaikselt kusagil kui võimalus ennast liigutada, et me oleme kõik erinevad, et ühel on vaja ühte, teisel on vaja teist. Ja no kindlasti hallatava suurusega rühmad, et kui meid on liiga palju koos, siis see suutlikkus seal hakkama saada kahaneb tunduvalt. Sinu jaoks on hallatav suurus, kui suur? Minu kui õpetaja jaoks, ma arvan, et mingi kuni 8 äkki, et siis ma saan hakkama veel. Et 6 on ideaalne, et siis ma tõesti jõuan kõigini. 8 on juba nii, et ma pean väga pingutama. Aga kui abiõpetaja sinna kõrvale võtta, abistama? Siis on 8 nagu juba okei. Siis on 8 okei. Ja, et siis ma jõuan tõesti nagu läbi abiõpetaja kõigini. Liis, milline on see õige õpikeskkond? Meil on praegu nii, et gümnaasiumis on klassi suurus 34 või 36 õpilast, põhikoolis kuskil seal 30 kanti ja esimest korda sellel aastal võeti vastu 24-sed esimesed klassid. Et see on meie jaoks juba väga-väga suur edasiminek, aga ma olen teaga täiesti nõus, et nii õpilase kui õpetaja jaoks on see klassi suurus ääretult oluline. Ja ta ei tohiks olla liiga väike selles mõttes, et just, et nende sotsiaalsete suhete pärast, et igaüks peaks leidma endale oma inimesi või oma sõpru või selliseid, kellega tema ka klapib, aga samas õpetaja ikkagi ei jõua iga õpilaseni, kui on sellised hiiglaslikud klassid, et ei jõua selles mõttes, et iga õpilane ei pruugi saada isegi tunnis ühte sõna öelda või et õpetaja peab kogu tagasiside andma õpilasele kirjalikult ja see ei ole tegelikult nagu toimiv lahendus, et kõik ei jõua nagu kirjalikult või ei suuda kirjalikku tagasisidet alati vastu võtta, et see, et sa temaga suuliselt räägid või mõtteid vahetad, et see on ikkagi olulisem. Aga see selleks. Kui ma mõtlesin su küsimuse peale, siis esimene märksõna minu jaoks on turvalisest õpikeskkonnast on hirmuvaba, et me peaksime kuidagi mõtlema nii, et õpilane ei tohi tunda hirmu või ärevust selle ees,
mis seal klassis või tunnis või koolis toimub. Et ükskõik, kas see on mingite nõudmiste tõttu või on see ka kaasõpilaste või ükskõik mis põhjusel, eks ju, et sa oled õppimiseks avatud ikkagi siis, kui sa tunned ennast turvaliselt ja vabalt. Kas oled vaadanud neid PISA testi tulemusi, et me oleme matemaatikas ja seal veel erinevates õppeainetes väga eespool, aga kas need PISA testi tulemuste kohaselt Eesti õpilased vist kõige õnnelikumad ei olnud? Ma selles suhtes ma ei oska nagu praegu kommenteerida, sest et ma ajaloo ja sotsiaalainete õpetajana ütlen nii palju, et siin võib olla väga erinevaid tegureid, mis seda mõjutavad, et see võib olla ka mingisugune meie põhjamaine mõtteviis või kuigi olgu, et soomlased on õnnelikud ka, et nii palju ma tean, aga et ma ei ole nii väga põhjalikult sellesse süvenenud, sellepärast ma ei julge ega taha kommenteerida, aga et siin võib olla see sõltub mingisugusest lihtsalt sellisest tausta mõtteviisist, et meil ongi nagu kombeks natukene rohkem võib-olla nuriseda oma elu üle ja alati ütleme, et sa paistad nagu tõsisemalt võetavana, kui sa natukene vingud ja virised ja natukene kurdad oma elu üle, et mitte ei rõõmusta ja õnnelik ei ole. Et ma sellele libedale teele praegu ei läheks. Igaks juhuks. Tea, mis selles keskkonnas, nüüd mille me rääkisime turvalisest keskkonnas, et mida nagu siis ütleme õpetaja ja ka võib-olla siis kool nagu laiemalt saaks siis teha, et õpilane tunnaks ennast sealt turvalisena ja hoitud? No ma arvan, et õpetajate omavaheline suhtlus, et info millestki liiguks kiiresti ja adekvaatselt, ja et õpilased julgeks tulla õpetajate juurde, et nii-öelda avatud uksed on. Et võib-olla see oleks asi, mis viiks nagu seda edasi. Ja info on selles mõttes väga tähtis, et väga paljud õpilased või nende eripära on selline, et nad tahavad põhimõtteliselt pikemalt ette teada. Nad tahavad ette mõelda, et mis hakkab juhtuma, see tähendabki nende jaoks turvalisust, et igasugused ootamatused, ma arvan, et isegi meile täiskasvanutena on mõnikord rasked, eks ju, et kui meid pannakse olukorda, kus me peame tegema midagi täiesti nagu ette planeerimatult, et see on meile raskem ja ükski inimene ei taha sattuda sellisesse olukorda, et mida rohkem on info kättesaadav, see on hea. Ja selline stabiilsus, et ta ei ole väga hektiline, et üks hetk ühte ja teine hetk teist, et sa ei oska nagu valmis olla. Ja teine asi, mis võib-olla tunnis tekitab turvatunnet, et ikkagi see, et sa tead, et eksimine on miski, mis on õppimise osa, et see on lubatud, et see on hea ja hea on see, kui sa seda märkad ja sellest mingeid järeldusi teed, et tegelikult sa ei tohi tunda hirmu eksimise pärast. Me jõuamegi siit selleni, mis me siin veidi aega tagasi rääkisime siis õpetamisest ja õpetamise metoodikast ja võib-olla õpetamise trikkidest. Mis teie arvates on need sellised head õpetamise viisid või mingid tööriistad, mis aitavad siis toe vajadusega noorel omandada oskusi ja omandada oskusi nii, et nad ei tunne siis õppimise ees hirmu? Me enne natukene teaga seda arutasime, et see on üks kõige raskem küsimus üldse, et sellest võiks 2 päeva saadet teha, et kui hakata niimoodi põhjalikult lahkama, aga mis võiks toetada toevajadusega last? No mitte ainult nagu toevajadusega, igal ühel on vaja seda sama struktuuri, millest me rääkisime, et kui sa tead nagu, et mis tunnis hakkab juhtuma, kui palju selleks aega kulub või kõige elementaarsem, miks ma seda üldse teen, et mitte keegi ei taha meist hakata tegema midagi, kui ta ei tea põhjust, miks ma seda tegema pean.
ma ei taha minna koosolekule lihtsalt sellepärast, et ma pean minema koosolekule. Ma lähen selleks, et ma tean eesmärki, see annab mulle midagi. Või isegi kui ei anna, ma tean, et see sõltub sellest, et ma jään tööle edasi, ma ei tea. Või siis sa mainisid ka aega, eks ju, et kuidas on meie aeg planeeritud ja et ma ei taha tunda hirmu, et ma ei jõua. Et ma ei jõua nende asjadega ühele poole, mida minult oodatakse ja minu meelest see teebki just suurtes klassides õpetamise eriti raskeks, et seal on väga erineva aja kasutusega või väga erineva tempoga õpilasi, et ühed on ülikiired, teevad oma asjad 3 või 5 korda kiiremini ära kui teised, aga et teised tahavad ka jõuda või tunda seda hakkamasaamise tunnet, et tegelikult see hakkamasaamise tunne ongi seotud ka ajaga väga. Ja õpetaja lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua nii palju erinevaid variante teha, et toetada kõiki. Et sul on tagataskust võtta nii nendele kiiretele kui nendele, kes on veidi aeglasemad. On teil mingid pakkuda häid trikke, kui võtteid, kui õpilane on oma õpimotivatsiooni ära kaotanud, et kuidas te püüate seda taastada või tekitada seda? Ega see ei ole mingi trikk, vaid see on pidev töö ja normaalsus, et sa lihtsalt pead leidma mingi ülesande, võimaluse või teema, kus ta hakkama saab, et sa pead minema nagu tagasi sinna, kus on tema see lähima arengutsoon, eks ju. Niisugune on teaduse keel, et see on õpilase lähima arengutsoon, kuhu me läheme ja siis küsime tema käest midagi või laseme tal teha midagi, millega ta hakkama saab ja siis me näitame, et näed, see tuli sul nüüd välja, et nüüd rutime natukene raskemaks selle ülesande ja siis see tuleb ja siis, kui sa natuke pingutad või me koos natuke vaeva näeme, et siis see tuleb ka välja. Et just selle piiri peal mängimine, et tegelikult ei tohi ühest küljest nagu hüljata seda pingutust, eks ju, et pingutus on ka vajalik selleks, et edasi liikuda, aga samas sa pead ikkagi olema seal jõukohases piirkonnas kuskil tegutsema ja et sellepärast ongi märkamine ja jälgimine ja vaatlemine õudselt oluline. Ja sellel tuleb jälle mängu see, et kui klass on 32, siis õpetaja lihtsalt ei märka kõiki ja sa ei saa märgata seda arengutsooni, sa ei saa märgata, kuidas teda toetada ja siis see motivatsioon kaobki. Kas sa oskad motivatsiooni tekitamise osas nüüd tuua konkreetse näite just abipagari õpet läbiviimisel, et kuidas siis on, sa suudad tekitada motivatsiooni, ma ei tea, saiakese küpsetamisel? Hetkel mul on kutsevaliku õpilased oma pagarimoodulid tegemas ja nende soov tundi tulla kasvab tunduvalt, kui nad saavad kätte oma iseseisva töö, mis ütleb, et too palun retsept, mida sina tahaksid teha ja viimases tunnis me teeme seda retsepti. Et seal on see isiklik faktor hästi oluline, et ta saab midagi iseenda jaoks. Et see tõstab motivatsiooni. See enda kasu nägemine või kasu saamise osa. Ja nüüd, kui te mõtlete selle motivatsiooni tõstmise peale, siis mis teil meenub näiteks võib-olla esimene selline edulugu oma õpilasest, toevajadusega noorest, kes on teie jaoks edulugu? Ma ei tea, mina ei mõtle edulugude võtmes. Minu jaoks on iga see hetk, kui ma näen, et õpilane saab aru ja ta silmad lähevad särama, on edulugu. Et nagu, et keegi on jõudnud kuhugi kaugele või kõrgele või jah, aga selleks on vaja seda esimest sammu ja see on edulugu. See, et ta tahab teha midagi ja ta saab aru sellest, see on olulisem. Liis. Ja minu jaoks on ka, eks on neid suuri lugusid ka, aga võib-olla need on liiga isiklikud, et neid siin hakata niimoodi jagama, et mitte minu jaoks isegi, vaid mõne õpilase jaoks, et aga just see, et kui ma mõtlen, et mõni laps, kes on olnud niisugune morn ja tõsine ja tuleb ja ütleb sulle ükskord, et mulle meeldis tänane tund või et mulle meeldis seda teha või sa kuidagi saad aru pärast seda tundi, et tal, nagu sa ütlesid, et silmad läksid särama ja ta tegi kaasa, et mida sa siis veel tahad. Et siis ta avastas enda jaoks midagi, tal oli midagi seal kaasa võtta, et seda me otsime.
Tea, sa mainisid korra just oma õpilastest, kes siis on Astangul õpivad kutsevaliku aastakursusel. Uuel õppeaastal kaovad kutsevaliku aastakursused kutsehariduses ära ja need asenduvad ettevalmistava õppekursustega. Kuidas ta nüüd väga täpselt käima hakkab, täna veel ei tea, sest et määrused on vastu võtmata ja arutelud käivad. Räägi oma vaatenurgast, et see kutsevaliku aasta, miks see oluline on ja me ise nagu loodame, et kutsevaliku sellisel kujul, nagu meie kutsevalikut oleme teinud, et see saab jätkuda ettevalmistava õppe raames. Miks oluline? Miks oluline? Milline noor 16-aastane teab, mida ta tahab nagu konkreetselt, et kutsevaliku õppe suurim pluss on see, et ta reaalselt saab proovida kõiki neid erinevaid asju, et nii nagu Remi videos õpetaja ütles, et õpilasele tuleb seda sammalt katsuda anda ja seent, et kui ta saab tulla proovida reaalselt teha pagaritööd, puidutööd, ma ei tea, rehvi vahetada, ta saab lõpuks teada, mis talle sobib või mis ei sobi, et kus tal see silm särama läheb või mis kõnetab. Ja ka see on väga suur teadmine, kui saab teada, et see ei sobi talle, sest siis on üks asi maas, mille vahel kaaluda. Et see on üks hästi suur osa, et ta saab erialast teadmist, aga teine osa on see, et ta saab aega kasvada nii vaimselt kui füüsiliselt ja omandada iseseisvust. Et meil Astangul see kursus on üles ehitatud väga suurelt sellele, et ta kasvaks võimalikult iseseisvalt hakkama saavaks. Ja sotsiaalset oskust ja igapäevaoskust õpetamine samamoodi on suure rõhuga seal. See on nagu selle osa seesama, et ma oskan lävida erinevate inimestega erinevates seltskondades, et ma oskan ennast reguleerida nendes situatsioonides, et iga võib-olla keerulisem olukord ei trigerda mind, et ma ei hakka kuidagi ebaadekvaatselt käituma või et ma oskan kas või teha teadlikumaid valikuid selles, et kuidas ma mingit probleemkohta lahendan. Okay. Liis, et ettevalmistava õppeaastat on võimalik pakkuda ka üldhariduses, et Tea rääkis praegu kutsehariduse näitest, et kuidas teil on see ettevalmistava aasta või siis sinna kõrvale panna ka lisaaasta, et kas seda Prantsusel üldse on? Ei ole. Ei tea. Praegu ei ole nagu plaanis ka, et ma isegi ei tea, kuhu see peaks siis paigutuma, et kas ta on siis päris, ma ei tea, eelkool on näiteks ettevalmistav aasta võib-olla, aga et see on ikkagi lapsevanemate otsus ja valik ja tegelikult ma tean, et eelkoolis tehakse enam-vähem sarnaseid asju, mida lasteaiaski, et tegelikult peaks piisama sellest, mida lasteaia viimastes rühmades tehakse ja gümnaasiumis siiski meil ettevalmistavat aastat ei ole, et meil on siiani vaja teha vastuvõtukatseid, sellepärast et soovijaid on nii palju ja tõesti ette valmistada selleks meie ei ole veel plaaninud. Ja lisaaasta, see on üks asi, mida ilmselt peab hakkama mõtlema, et kui ütleme 9. klassi lõpetajate hulgas on neid, kellel ei õnnestu ette nähtud ajaga lõpetada, et täitsa võimalik, et see lõpuks ka meid puudutab ja ma näen, et see võib nagu vajalikuks osutuda mingis lähemas või pikemas perspektiivis, aga eks see on siis mõtlemise koht, et mis me peame tegema. Et esialgu tundub, et see võib olla mingi selline lahendus, et kus õpilane siis jätkab nende ainetega, mida ta ei suutnud sooritada, näiteks pärast 9. klassi, et ta need ära teeks. Aga see tähendab et see tähendab ikkagi mingisugust vaheaastat talle, et ta ei saa järgmisse õppeastmesse edasi liikuda. Jah, ettevalmistava õppe, ta peakski nagu siis täitma selle lünga, et kui sa põhikoolist tahad liikuda edasi kas gümnaasiumi astmesse või siis ka kutsekooli nagu rakenduslikku keskharidust omandama või ka mõnele kutseõppe erialale, et sa saadki siis aasta jooksul neid õpilünkasid
täiendada ja No, parandada? ma ise muidugi pooldaks väga seda, et need õpilüngad ikkagi püütakse täita seal, kus nad on tekkinud, et ütleme, et kui tal tekivad need 5. või 6. klassis, et siis ma ei hakka mitte pärast 9. sellega tegelema, vaid ikkagi kohe. Ja et meie oleme pigem võtnud selle suuna, et ikkagi vanematele ka püüda selgeks teha, et siin on nüüd see aeg, kus läheb võib-olla natukene rohkem aega, et see ei ole väga tark hakata seal, ütleme siis juba pärast 9. klassi neid varasemaid õpilünkasid siluma. Kui siin nüüd sillast korra nagu rääkida, ettevalmistava õppepoole pealt me rääkisime kooli sisenemisel, kui ütleme siis kõrgemasse astmesse, siis mida teie nagu näete just, mida kool saab pakkuda näiteks toevajadusega noorele, kes tahab nüüd siis omakorda nagu siis koolist edasi liikuda, kas siis, ma ei tea, ülikooli või meie puhul tööturule, et millist tuge me peaksime koolist neile siis kaasa andma ellu? Ma saan ainult selle koha pealt tugineda oma Astangu kogemustele, et minu meelest oli ideaalne lahendus teil need tööhõive spetsialistid, kes ikkagi võtsid need noored ja siis läksid praktikat tegema ja saatsid neid esialgu seal praktikal ja tõesti, et nad tegid väga palju tööd ka tööandjatega, et minu meelest see on hästi oluline, et tööandjad mõistaksid, et millised noored neile tulevad, ja et töö ei oleks šokk, vaid et oleks ka selline parajalt sujuv kogemus, et ma ikkagi liigun nendelt oskustelt, mida ma juba oskan, eks ju, siis uute töökogemuste juurde. Ja üldhariduses väga palju nendest teemadest ausalt öeldes ei räägita. Ja ma nagu ei näe ka, et seda praegu plaanis oleks või ütleme, et jah, et üldhariduskoolid hakkaksid kuidagi tööle sulatamisega tegelema. No selles mõttes, et ma arvan, et meil tõesti Astangul see tööhõive spetsialistiga koostöö ja erinevate ettevõtetega niisama külastamine, mitte ainult praktika mõttes, et see tõesti aitab. Aga kui üldhariduslikus mõttes mul ju endal ka 3 last, siis ma näen, et need klassijuhatajad või need koolid, kes tegelevad ikkagi kooli ajal sellega, et nad käivad järgmist haridustaset tutvustamas või erinevaid töörolle tutvustamas, et nendel on see edasijätkamine nendesse valdkondadesse nagu suurem. Et see klassijuhataja või siis see, kes iganes koolis selle järgmisesse edasi viiva poolega tegelevad, et see on ülioluline. Ja ma arvan, siin on kindlasti väga oluline, et see õnnestuks liikuda edasi, kas siis järgmisse astmesse on siis, ma ei tea, pärast põhikooli, gümnaasiumisse või kutsekoolist edasi siis või gümnaasiumist edasi ülikooli või tööturule. Ja seal on kindlasti väga oluline roll kanda koostööl lastevanematega. Et see tuli ka kenasti Remi ja tema pikaaegse õpetaja Airi jutust välja, et koostöö lastevanematega on äärmiselt oluline. Kuidas teie seda koostööd lastevanematega näete? Tõenäoliselt liiga vähe on. Et ikkagi tihti on tajuda seda vastandumist kooli ja kodu vahel, et koostöö on lihtsam siis, kui ei ole probleeme. Kui tekivad probleemid, et siis on raskem. No mina olen ikkagi väga seda ennetamise usku ja meil ikkagi on üpris selline konkreetne arenguvestluste süsteem, eks ju, et tõesti igas klassis toimuvad või vähemalt peaksid toimuma arenguvestlused iga õpilasega. Ükskõik, kas ta on siis igal aastal koos vanemaga, mõnel aastal võib-olla ka õpilase endaga, aga et ikkagi kooliastmete alguses nagu see vanematega kokkusaamine on oluline.
ja just selleks, et õppida seda last tundma. Ja minu arvates on ääretult oluline, et kuna vanem tunneb oma last ikkagi kõige paremini, et tee, mis sa teed, et meie tunneme võib-olla seda keskmist õpilast, et milline see üldine tase sellises vanuses peaks olema, aga et vanem on oma lapse alal ikkagi tõeline spetsialist. Ja et selles mõttes vanem ei peaks häbenema ega julgema ega ühesõnaga ta võiks ikkagi jagada kooliga nii palju infot, mis vähegi võiks koolil aidata seda last toetada, et just nimelt lapse nagu sellise isiku ja omapära ja eripära tundmise mõttes. Ja võib-olla meie ühiskonnas et see asi on liikunud palju paremaks või muutunud palju paremaks nüüd viimaste aegade jooksul, et vanemad on palju rohkem koostöövalmis ja kui varem nagu pigem ka kardeti või häbeneti, et äkki on kuidagi teistmoodi, on ju, et siis nüüd on ikkagi nendest erisustest nii palju ühiskonnas juttu olnud, et vanemad on avatumad, aga ma ei saa öelda seda kõigi kohta, et ikkagi tuleb ette neid, kes kuidagi nagu hoiavad või kaitsevad või hoiavad mingit saladust, aga tegelikult see miski võiks meid väga palju aidata selle lapse mõistmisel ja toetamisel. Ja tulen tagasi selle juurde, et ma usun igasugusesse ennetustöösse, et mida rohkem me nagu varasemates klassides räägime ja infot saame laste kohta või juba lasteaias, eks ju, seda vähem peab iga õpetaja uuesti otsast alustama avastamist ja saab juba rakendada neid nippe või meetodeid, mida eelkäijad on soovitanud. No mina näen seda, et teinekord ikkagi vanematest ei ole kasu, eriti kui on mingi traumakogemusega või vanemal on endal probleem, et kaasataks siis kedagi teist, kes on sellele noorele selleks toeks, kes on tema tugivõrgustik, reaalne tugivõrgustik. Et võib-olla selle kohaga on üldhariduses võib-olla kehvemad lood, et meie Astangul küll igal juhul üritame leida seda laiemat toevõrgustikku kui ainult võib-olla pere või luua seda, et see tekiks talle lõpuks. Samas me Astangul ju ise paneme väga suurt rõhku koostööle lastevanematega, et meil on lastevanemate võrgustik, kohtume regulaarselt nendega, räägime selle võrgustiku ringis, kui ka siis kohtutakse ka lastevanematega nagu personaalselt, et rääkida nagu lapse arengust. Et see on, ma olen täiesti nõus Liissuga, et ja tea, et see on läinud kindlasti aasta-aastalt paremaks, et see oma ja üks mõte, mis ma Astangult kuidagi tänaseni kaasas kannan, on see, et võimalikult palju ikkagi lapsel lubada teha seda, millega ta ise hakkama saab, eks ju, et seda iseseisvust või nagu lahti laskmist kuidagi vanemad teadvustaksid, et laps peab saama iseseisvaks ja et ükskõik, mis on tema erivajadus või eripära või arengutase, on ju võib-olla ka andekus, mis iganes, aga et see suund on ikkagi sinna, et laps on iseseisev indiviid, isiksus, et ta suudab toimida. Et ta suudab toimida, eks ju, ja et me peame samm-sammult kogu aeg seda iseseisvust suurendama ja toetama. Ja Astangul ma mäletan seda, et me rääkisime ju tihti sellest, et vanemad tegelikult kuidagi klammerduvad või hoiavad või kaitsevad, et et ta ei saa sellega veel hakkama, on ju, aga et tegelikult saab, et just nimelt seal iseseisvas keskkonnas on ju, või kuidagi koolikeskkonnas ta on palju vabam ja avatum ja ta saab hakkama sellega. Ja ma olen selle ausalt öeldes oma järgmistes töökohtades ka üle võtnud täiesti nagu julgelt, et kõik, mida lapsed saavad ise teha, peavad nad ise tegema, et ei tohi nende eest ära teha. Jaa. Me oleme nüüd väga pikalt rääkinud, võib öelda hästi lühidalt, andmisest, et te olete oma töös annate iga päev. Aga kuidas te laete ennast? Kuidas te hoiate, ma ei tea, tassi täis? Mis need on?
no need samad säravad silmad, need hoiavad tassi täis. Aga jah, ei, see on keeruline nagu päeva lõpus endale hetke leida, et see töö minu puhul vähemalt kipub küll kogu elu üle võtma. Et sa ise seal kängu ei jääks. No tavalised asjad, sport, liikumine, loodus, loomad, pere. Et muidugi ei tohi unustada neid asju, mis väljaspool tööd on, et kõik need, mida Tea nimetas, on mõistagi olulised, aga et samas sa pead nagu töö mõttes olema just avatud ka nägema seda positiivset või seda head tagasisidet, et mitte ainult ootama, nõudma ja lootma midagi saavutada või mingeid tulemusi saada, vaid lihtsalt, et see suhe, see kõige lihtsam inimlik suhe, eks ju, et vahetad tere või paar sellist argifraasi on ju, ja keegi naeratab sulle ja ise naeratad vastu, et tegelikult see on võib-olla kõige olulisem. Jaa, kas mingisugust tööelust selliseid rõõmunäiteid, viimase aja omasid, mis on just andnud sellist energiat ja laetust oma tööd teha iga päev ja naeratusega seda teha? No ei teagi, mida välja tuua. No ma võin mina hakkasin juba kartma, et sul ei olegi midagi. Paus oli nii pikk. Iga päev on midagi, on ju, et sa ju kuidagi tuled ja lähed ikkagi nagu rõõmsa meelega, muidu ei oleks nii kaua aega, ei töötaks õpetajana. Ma ei tea, mul viimase aja kõige lahedam elamus oli see, et enne koolivaheaega ma mõtlesin, et mul enam jõudu ei ole, ma ei jaksa tundi teha. Ma tegin, ajalootund oli 6. klassis ja siis, kuna ma olen ka keraamikaõpetaja, mul oli mingisugust sükest üsna viletsat savi jäänud suurtes kogustes järgi, siis ma otsustasin, et me teeme sellise linnade ehitamise tunni, et kuna me õppisime vanaaja linnasid just, et millised nad välja nägid ja pidime õppima, tähendab, aga ma ei jaksanud. Ja siis ma andsin igale grupile kätte 10-kilose savipaki ja paar pilti ja ütlesin, et nüüd proovige teha üks müüriga ja torniga linn, eks ju, kus on natukene maju sees ja siis see õhin või see niisugune entusiasm ja kõik see pärast hiljem on ju, et kuidas saab selle õpitu juurde tagasi tulla ja mingeid teisi asju sellega siduda, et mäletate, kui me seda tegime ja siis tõesti, et just see praktiline kogemus on see, mis annab tohutut rõõmu, on ju, ja minu muidugi ei tea, kergemalt läbi aetud tund ühest küljest. No, minule meeldis viimane reede väga. Mul oli kultuuri- ja ühiskonnatund ja me harjutasime helistamist tähtsatele numbritele. Ja tegime seda ka hästi praktiliselt, et mul oli reaalselt kokku lepitud teise õpetajaga, et ta siis mängib seda perearsti liini arsti ja see, millist kulda sealt õpilastel tuli, see siiamaani ma tunnen, kuidas mul on nagu rõõm hinges. Seda on rõõm kuulda. Me peame hakkama vaikselt saadet lõpetama, siis käsitleks veidi veel selliseid suuremaid, üldisemaid küsimusi ka, et kui te näete praegu enda igapäevases töös, mis toimub, siis mida võiks seal muuta, et toevajadusega noored saaksid veel parema hariduse ja mis toetaks nende iseseisvumist ja arengut? Mis võiks see üks asi olla? No, minul on väga lihtne öelda, et üldhariduskoolides ka kuidagi see kooli õpperühmade ja klasside natukene väiksemaks muutmine, et see aitaks õpetajaid ja et kui õpetajal on rohkem jõudu ja rohkem jõuab kõigini. Jah, et ta jõuab kõigini ja tal on ka, võiks olla nagu teadmisi, et natukene selline rohkem suunatud koolitusi sellistele erisustele või erivajadustele, et õpetaja ma ise tegelikult isegi tunnen, et ma olen mõnel puhul teadmatuses, et ma ei oska õpetajat aidata,
et ma ei oska talle öelda, et tegelikult kõik tahavad kiireid lahendusi, et mis ma nüüd teen või et kuidas ma nüüd selle korda saan, on ju, või kuidas ma selle õpilasega toime saan, et me peame rohkem leidma ja võtma aega õppimiseks ja me peame mõtlema nende õpigruppide suuruse peale. No mina olen kuidagi selle üldisema kaasamise meelt, et kogu ühiskond tajuks nagu paremini seda, et tegelikult igaühega meist võib midagi juhtuda mingil ajahetkel ja ma ise võin olla selles toevadusega rollis, et kui me suudaks nagu seda kuidagi suurendada läbi koostöö, et kaasav haridus ju põhimõtteliselt võiks seda teha, aga ta kuidagi ikkagi on jäänud nagu kängu, et see üleüldine mõistmine, et toetades ükskõik keda, kas toevajadusega või lihtsalt võib-olla kiiksuga inimest, et siis sa suurendad seda üldist heaolu. Sa ütlesid, et kaasav haridus on sinu meelest jäänud kängu, mis sa selle all silmas pidasid ja kas seal annaks midagi teha, et ta ei oleks siis kängus? See sama, mida Liis siin just välja tõi, et kui sul on nagu 30 õpilast klassis, asi ongi kängus, sa ju ei jõua nendeni. Et selleks, et õppimine saaks toimuda, see on ju kahesuunaline tee. Kui ainult ühelt poolt tuleb, aga teiselt poolt nagu ei teki dialoogi, siis ei saa ju õppimist toimuda. Õppimine on dialoog. Ideaalid on meil olemas ja ütleme, selline üldine mõtteviis, me ju kõik saame aru, ühiskonnas ikkagi valdavalt, kõik inimesed saavad aru, mida see tähendab, aga samas, ütleme, praktikas on seda kohati keeruline teostada, jah. Selge, nüüd on saates see koht, kus Remi on tavaliselt sekkunud, ehk siis meie saate üks idee autoreid ja saate projektijuht ja on siis öelnud, et kuidas meil on saade õnnestunud. Ja ta on ka öelnud siis seda, et kas me teeme järgmise saate ka veel, et kas meil on midagi öelda või mitte. Täna kahjuks Remit ei ole siin, aga meil on olnud siin meie keskel laua peal kiri, ehk täpsemini ümbrik, milles on Remi kiri. Ja ma saan aru, kui lavastuses on see, et kui seina peal on püss, siis keegi peab lõpus pauku tegema, siis me võime ütelda, et hoolimise lauanurgas on nii, et kui laua peal on kiri, siis peab selle kirja ette lugema. Kiri on siis meie Remilt ja vaatame, mis ta Remi kirjutab. Lugupeetud hoolimise lauanurga vaatajad ja kuulajad. Olen sel korral saatest eemal, kuna mul on au esineda Tartu Ülikoolis tudengitele. See on minu jaoks oluline hetk ning suur vastutus. Olles ise erivajadusega noor, on mul eriline rõõm jagada tulevastele spetsialistidele oma kogemus sellest, milline mõju võib mõistmisel, toetusel ja professionaalsel tööl olla ühe noore inimese arengule ja enesekindlusele. Meie tänane saade on pühendatud õpetajatele, eelkõige neile, kes töötavad erivajadustega õpilastega. Soovin omalt poolt avaldada sügavat lugupidamist ja tänu sellisele õpetajale, kelle pühendumusest tänases saates räägitakse. Erivajadusega õpilase õpetaja roll on hindamatu. Nad aitavad näha potentsiaali seal, kus maailm seda vahel ei märka. Nad loovad keskkonna, kus iga laps saab areneda omas tempos, tunda end väärtusliku ja võimekana ning leida tee, mis sobib just talle. Selline töö kujundab tulevikku ja annab noortele midagi, mida ei saa mõõta hinnetega. Nimelt julguse olla nemad ise. Kuigi ma sel nädalal saates ei saa koha peal olla, on mul südamest hea meel, et just erilistele õpetajatele jõuab tähelepanu ja tunnustus, mida nad väärivad. Loodetavasti annab tänane saade kõigile vaatajatele ja kuulajatele võimaluse mõelda oma
õpetajale, kes on neid elus inspireerinud, toetanud või aidanud mõista, et iga inimene on oluline, sõltumata tema eripärast. Kallid vaatajad ja kuulajad, loodan teiega kohtuda järgmises saates. Meil hoolimise lauanurga tiimiga on veel rääkimata asju, mida teiega jagada. Lugupidamisega Remi Gregori Sassi. Nii et Remi võttis kenasti ka selle saate kokku, et õpetajatel on väga suur roll kanda toevajadustega noorte eduloos ja mitte ainult teadmiste ja oskuste edasiandmisel, vaid ka inimeseks kujunemisel. Ja nagu me siit kenasti nägime, siis Remi ütles, et me peame veel saadet tegema. Aga eks me siis teeme ja vaatame, mis me järgmise saatena fookusesse võtame. Aga mul on teile nüüd ka lõpuküsimus, et kus te näete ennast 5 aasta pärast? Kas te näete veel ennast toevajadustega noortega tegelemas või siiski mitte? No mina kindlasti ma näen ennast praegu samas koolis, aga minu suur huvi on see, et aidata õpetajatel õppida ütleme, kuidas olla parem väikerühma õpetaja näiteks, et meil on koolis nüüd juba päris suur hulk väikerühmi erivajadustega õpilastele ja nendele, kellel on just nimelt, et keskendumisega näiteks niisuguseid probleeme, et ta suures klassis ei suuda, et ma olen sellega tegelenud palju ja ma olen võtnud omale mingiks eesmärgiks või sihiks selle, et õpetajad saaksid paremaid teadmisi, kuidas õpilasi aidata. Ja mina näen ka ikkagi ennast õpetajana, et see on mu kutsumus. Aitäh. Aitäh teile nende ilusate mõtete eest, aitäh ka, ma arvan, harimise eest, need, mis te kenasti nagu kõik siin välja tõite pika saate jooksul. Minul oli väga meeldiv teiega vestelda ja ma usun, et ka meie kuulajatel ja vaatajatel on hinges rahu ja rõõm, et meil õpilastega, toevajadustega, noortega tegelevad nii ägedad ja südant soojaks tegevad inimesed. Aitäh sulle, Liis Reier, Prantsuse Lütseumist. Aitäh kutsumast. Aitäh, Tea Vallimäe Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest. Tänan kutsumast. Head vaatajad ja kuulajad, aitäh, et olite meiega. Mina olen Gert Valdaru ja me kohtume juba järgmises saates.